Kolmas Iisraeli ja Liibanoni kõneluste voor algab neljapäeval Washingtonis, mis näitab positiivset hoogu Jeruusalemma ja Beiruti rahuleppele lähemale toomisel. Kuigi Liibanon soovib relvarahu pikendamist ja täielikku Iisraeli kaitseväe lahkumist, ütlevad Iisraeli ja USA ametnikud, et vägede väljaviimine saab toimuda alles pärast Hezbollah täielikku relvitustamist. Lähis-Ida vanemkorrespondent Ariel Ossaran räägib sellest selles raportis lähemalt. Iisraeli ja Liibanoni ametnikud kohtuvad sel nädalal Washingtonis kolmandat korda. Päevakorra tähtsaim punkt on Hezbollah relvitustamine. Liibanoni valitsuse ja Iisraeli valitsuse vahel pole probleemi. Iisrael ei väida, et mõni Liibanoni maa kuuluks neile. Ja üldiselt arvan, et rahulepe Liibanoni ja Iisraeli vahel on lähiajal saavutatav ja peakski olema. Probleem Iisraeli ja Liibanoni vahel pole ei Iisrael ega Liibanon, vaid Hezbollah. Nagu eelmistelgi kordadel juhib neljapäevasel kohtumisel Iisraeli delegatsiooni suursaadik Washingtonis Yehiel Leiter. Liibanoni delegatsiooni juhib esimest korda endine Liibanoni suursaadik USA's Simon Karam, kes kohtus reedel president Joseph Aouniga, et saada juhiseid enne läbirääkimisi. Kuid seekord osalevad läbirääkimistel ka Iisraeli ja Liibanoni töörühmad, mis tähistab läbirääkimiste süvenemist. Beirut taotleb relvarahu pikendamist ja Iisraeli vägede täielikku lahkumist Lõuna-Liibanonist. Iisraeli allikate sõnul ei ole vägede lahkumine praegu arutlusel. USA allikate sõnul arutatakse kõiki teisi küsimusi, sealhulgas Iisraeli kaitseväe lahkumist alles pärast Hezbollah relvitustamist, kuna Washington soovib protsessile selget ajakava. Meie lootus on kaasata Liibanoni ja Iisraeli valitsused meie vahendusel läbirääkimiste laua taha, et seda saavutada. Ja see tähendab, et Liibanoni relvajõud ja Liibanoni valitsus ei oleks mitte ainult valmis, vaid ka võimelised astuma vastu Hezbollah'le ja neid relvitustama, sest ka Liibanoni rahvas on Hezbollah ohvrid. Huvitaval kombel kujutab Liibanoni pool selle nädala kõnelusi kui otseste läbirääkimiste esimest vooru, mitte kolmandat vooru, nagu Iisrael neid nimetab. Vaatamata kasvavale sisemisele survele näib, et Beirut püüab anda märku läbirääkimiste süvenemisest Iisraeliga, samal ajal kui Hezbollah jätkab katseid neid kõnelusi nurjata. Seega, et saada kõige värskemat teavet koha pealt, läheme otse ülekandesse korrespondent Paleks Laatini juurde. Ta liitub meiega Põhja-Iisraelist ning viimastel tundidel on kõlanud sireenid rakettide või droonide eest põhjapiirkonna kogukondades. Ja mõni aeg tagasi andis Iisraeli kaitsevägi kiire hoiatuse teatud Liibanoni piirkondade elanikele, et nad liiguksid kohe. Mis on sellel rindel kõige värskem? Mida saad meile öelda? Just nii ka evakuatsioonihoiatustega. Pärast evakuatsioonihoiatust 3 erinevale külale Lõuna-Liibanonis räägivad kohalikud raportid viimastel minutitel Iisraeli rünnakust Nabatiyehi piirkonnas Lõuna-Liibanonis. See tuli pärast hoiatust piirkonna evakueerimiseks ja hoonete vältimiseks, mida Hezbollah kasutab nendes Lõuna-Liibanoni linnades ja külades. See on muidugi lisaks erinevatele rünnakutele kogu päeva jooksul erinevatesse piirkondadesse, sealhulgas Sidooni piirkonda, mis on rohkem põhjas, kuid siiski mitte Beka Org ja kindlasti mitte pealinn Beirut. Teisest küljest jätkab Hezbollah oma rünnakutega, nagu te mainisite, kõlas sireen Ülem-Galileas Saraidis just drooni sissetungi ja ka raketirünnaku tõttu samasse piirkonda. Rünnakutes, mida Hezbollah on korraldanud Iisraeli põhjaosas asuvate kogukondade või seal paiknevate sõjaväepostide vastu, ei ole teatatud ohvritest ega kahjustustest. See on Iisraeli kaitseväe IKV andmetel, kuid kogu päeva jooksul oleme näinud, kuidas IKV annab teada rünnakutest, kus Hezbollah kasutab taas lõhkeainetega droone Iisraeli sõdurite vastu Lõuna-Liibanoni territooriumil. Siiani ei ole IKV teatanud, et selle tagajärjel oleks olnud ohvreid, kuid näeme, et Hezbollah jätkab samade taktikate kasutamist, mis on viimastel nädalatel põhjustanud Iisraeli sõduritele vigastusi ja isegi surma. Ja see ongi uus taktika, millega Iisraeli sõjavägi Liibanonis silmitsi seisab ning mis paneb sealsetele vägedele tõsise proovikivi. Need põhjustavad palju vigastusi ja kindlasti on selle tagajärjel hukkunud ka teatud arv Iisraeli sõdureid. Korrespondent Paleks Latin otseülekandes Põhja-Iisraelist hindame teie värsket infot. Suur aitäh!
samal ajal jäävad tagalaväe juhatuse juhised muutumatuks ja kehtivad kuni kolmapäeva õhtuni, 18. maini. See on kell 20.00 kohaliku aja järgi. See info tuli just praegu Iisraeli kaitseväelt. Kodurinde juhtkonna juhistes muudatusi ei ole. Jakov Lapin, mida see sinu arvates ütleb selle kohta, mis praegu Põhjarindel toimub? Kui juhistes pole muudatusi, siis see ütleb meile, et Iisraeli kaitseväe kodurinde juhtkonnal ei ole infot, et kodurinde, tsiviilelanike või põhjapiiri kogukondade pihta oleks oodata märkimisväärset tuletegevust. Neil ei ole hinnanguid, mis viitaksid sellele, et nad peaksid oma juhiseid muutma. Ja me näeme, et Hezbollah keskendub praegu oma rünnakutes Iisraeli kaitseväe kohalolekule Lõuna-Liibanonis. See püüab Iisraelilt selle turvatsooni, selle äsja taas loodud turvatsooni hoidmise eest hinda nõuda. Neile meist, kes mäletavad 80-ndaid ja 90-ndaid, on selge, kui me seda kaarti vaatame, et see pole kaugeltki esimene kord, kui Iisrael on loonud turvatsooni, et hoida ohud, mõrvarlikud terroriohud eemal põhjapiirkonna kogukondadest. Ja samal ajal, kui Hezbollah terroriorganisatsioon püüab Iisraeli kaitseväelt selle kohaloleku eest hinda nõuda, peaksime märkima ka seda, et Iisraeli kaitsevägi on kogu selle sõja vältel Hezbollahalt ise suurt hinda nõudnud. Üle 2000 Hezbollah terroriorganisatsiooni võitleja on tapetud. Paljud nende võimekused, enamik nende tulejõust on hävitatud. Ja Hezbollah on sisuliselt naasmas oma algusaegade juurde, olles taas gerilja terrorirühmitus, mis on sisuliselt kaotanud oma suveräänse kontrolli Lõuna-Liibanoni üle, kus tal oli riik riigis, kuid on suutnud ja säilitanud oma organisatsioonilise mälu selle kohta, kuidas teha varitsusrünnakuid, kuidas snaiperdada, kuidas paigaldada lõhkeseadeldisi. Nüüd on nad toonud mängu lõhkeainetega droonide ohu, mille nad on importinud Ukraina-Vene lahinguväljalt. Ja Iisraeli kaitsevägi võitleb nüüd ajaga, et leida sellele tõsisele probleemile toimivaid lahendusi. Nii et just sinna suunas liiguvad asjad Liibanoni osas. Ja samal ajal, kui see kõik toimub Washingtonis Tšeki, Iisraeli ja Liibanoni kolmas kõneluste voor, kuid oht püsib ning see on Hezbollah oht. Benita, ma sooviksin, et saaksin öelda, et me peame läbirääkimisi, kui sõda pole ja peame sõda, kui läbirääkimisi pole, kuid meie võimalused selle sõja pidamiseks on ameeriklaste tõttu väga piiratud. Nad seavad suuri piiranguid, sest tahavad keskenduda Iraani küsimusele. Nad ei soovi, et Liibanonis tekiks konfliktide laienemine. Nii et Iisrael teeb mõnikord siin-seal mõne operatsiooni, nagu me nägime eelmisel nädalal Beirutis. Aga põhimõtteliselt on Iisraeli tegevus Liibanonis piiratud ja see tekitab sõja pidamisel väga suure takistuse. Ja lõpuks peame me sellel teemal ameeriklastega silmitsi seisma, sest see ei saa kaua kesta. 30 sekundit, viimased mõtted, Owen Ultiman. Nõustun ja Iisraeli vaatenurgast peab nendes läbirääkimistes olema rohkem hoogu. Me nägime tõesti julget esimest sammu liibanonlastelt, kui nad selle esimese kohtumise korraldasid. See on teatud mõttes hea märk, et isegi pärast operatsiooni Tahas toimub nüüd kolmas läbirääkimiste voor. Aga me peame liibanonlastelt rohkem nägema. Ja kõik saavad aru, et nad ei saa Hezbollaha relvi ära võtta, aga vähemalt mingit edasiminekut Benita ja vähemalt selle kohutava boikoteerimisvastase seaduse jõustamise leevendamist Liibanonis.